tere hommikust, kallikesed! Tere tulemast sellesse vlogi. Täna on aprilli lõpp, mingi kuupäev, 27. aprill vist peaks olema. Ja ma olen hetkel Eestis ja täna on mul lihtsalt põhimõtteliselt siuke nii-öelda vaba päev, kus ma ei pea kuskile minema. Ma meelega jätsin endale siukse vaba päeva. Et muidu, kes ei tea, siis ma käin Eestis siis tööasju tegemas ja kuna ma nüüd Eestis siin praegu natukene pikemalt paar päeva kui tavaliselt, siis ma saan siukest vaba päeva endale täiesti vabalt lubada. Ja miks mul täna vaba päev on sellepärast, et ma olin eile 2 päeva siis intensiivpeete personaaltreeneri kursusega seoses siuksel praktilise nädalavahetusel, kus me tegimegi siis erinevaid, ma ei tea, harjutusi läbi, saime proovida olla personaaltreeneri rollis ja hästi palju muud veel, aga ma räägiks sellest hiljem rohkem. Ma lihtsalt mõtlesin, et ma võtan selle kaamera siin Eestis olles ka kätte, sest et ma ei olegi teile tegelikult Eestis olles siin väga filminud ja vaatame, teeme siukse kindlasti ainult 1 päeva vlogi, et ma rohkem lihtsalt ma näen juba järgmiseid päevi, et ma lihtsalt ei jõua rohkem vlogida. Nii et vaatame, kui pikk see vlog üldse tuleb, aga vähemalt midagigi. Nii et tere tulemast sellesse videosse, mul on hea meel, et sa oled jõudnud mu kanalile ja kõigepealt siis update ka, ma näitan teile. Mul on hetkel siis kohe hakkab 25. nädal, homme saab täpselt 24 täis. Kõht on siis selline, varsti juba suurem kui Peppu, võib-olla juba ongi. See on ikka korraliku kasvu teinud, ma ütlen teile, see kõht lihtsalt. Mul on siuke tunne, et nüüd on see hetk käes, kus ta kasvab lihtsalt iga päev ja ma ärkan kogu aeg uue kehaga üles, ma pean iga päev oma uue kehaga uuesti harjuma ja see ei ole üldse mitte midagi negatiivset, aga ta on, ütleme nii, et vahepeal võib-olla midagi ebamugavat lihtsalt, et millega ei ole harjunud, aga liigume alla. Vaja kaamera laadima panna ja ma ei ole veel hommikust söönud. Kell on juba siuke varsti 9 ja kuigi, 8:30 on kell hetkel ja kuigi mul oli ju aega siin täna, et magada korralikult, normaalselt ennast välja, siis ei, minul läks uni ära täna juba kell 6 ja ma üritasin nii väga uuesti magada. 1,5 tundi üritasin uuesti magada ja lihtsalt ei suutnud. Nii et no ütleme nii, et ma sain siuke 8 tundi und sain ikka kätte, aga ma oleks tahtnud veel magada, sest eelmised tööd olid ikkagi suhteliselt nagu siuksed kesised. Üle-eelmine öö oli väga hea, aga muidu üksnagi kesised, nii et ma oleks tahtnud kauem magada. Aga ka laps ärkas üles, hakkas täiega möllama mul lõpuks kõhus ja siis ma olin mingi okei, no nüüd ei ole taganemisteed, on vaja üles ärgata ja teate, et liigutused on ka nagu nii tugevaks lihtsalt läinud, mis on nii nunnu, et nii huvitav, et alles siin ütleme 8 nädalat tagasi hakkasin ma vaikselt tundma neid liigutusi ja siis ma olin kohe mingi, et kas see on liigutus. Issand, kuidas see liigutus nagu, kuidas sa üldse nagu tunned seda või mis tunne seda üldse tunda on. Ja nüüd on nagu siuke, tulevad lihtsalt mingi pum. Et hästi huvitav ja nüüd siuke viimase 2 nädala jooksul umbes 3 võib-olla isegi on tekkinud see, et on järjest rohkem hakanud liikuma ka siis, kui ma ei tea, trenni teen või lihtsalt jalutan. Et enne kogu aeg mul siuke tunne, et ta magas või siis ma lihtsalt ei tundnud neid liigutusi tollel hetkel, aga nüüd ongi lihtsalt see, et ma teen midagi ja siis ma ka tunnen neid liigutusi, et hästi tore, et annab lihtsalt märku, et näed, ma olen ka siin. Ei ole lihtsalt kõht ei ole suur, vaid ma olen ka siin, isegi kui sa tegutsed, isegi kui sa ei mõtle mu peale, siis ma olen ikkagi sul siin kõhus all olemas. Ja see on väga nunnu, väga nunnu. Issa mul nii paistes praegu näost. See on lihtsalt konkreetselt selle süü, et tänane uni oli lihtsalt kohutav. Ma läksin kogu aeg üles ja ma ei tea. See ongi vahepeal lihtsalt nii ime hea uni ja vahepeal lihtsalt nii kohutav uni, et ma olen täiesti veendunud, et ma teen täna mingi lõunauinaku veel siin. Sest et tuleb, teate, kui sa oled rase
ja sa oled väsinud, siis tee süümepiinadeta lõunauinak. või sa oled lapse saanud või mis iganes, lihtsalt tee süümepiinadeta, sest et ei ole vaja kannatada, sa kasvatad siin teist inimkeha oma sees, teisi organeid. Nii et tehke lõunauinakuid, seda ei maksa üldse nagu üle mõelda. Vot, aga minul on hommikusöögi aeg. Ma pean hetkel võtma siis siukest ravimit iga hommik. See on Hispaania arstide poolt mulle välja kirjutatud. Alguses ma võtsin poole vähem seda ravimit. See ei ole midagi hullu selles suhtes, ta on kilpnäärmele. Ja siis mul tehti uued vereproovid, tuli välja, et peab nagu 2-kordistama seda, nii et 20 minutit enne hommikusööki ma pean seal iga hommik sisse võtma. Mul saab kohe 20 minutit täis, nii et ma saangi nüüd süüa. Ja mida ma siis hommikuti söön reaalselt kogu aeg 3 muna, kui te olete mu vloogi näinud, kogu aeg on mul 3 muna, avokaado, leib või sai ja nii ongi. Ja hiljem kohvi, oh my god. Mul on hea meel, et ma saan kohvi juua. Kui ma Eestis käin, siis ma alati söön seda rukkipala. Mu arust on nii hea, kui te röstite, röstige 2 poolt koos. Ma kunagi röstisin 2 eraldi, siis mulle üldse ei meeldinud, see 2 poolt koos on nii hea. Vaatasin siin naabris paremat söögi kõrvale. Ja ma ütlen ausalt, et me olime siiani ainult 2 esimest osa ära vaadanud. Ja lihtsalt ma ei tea, kuidagi nagu pärast 2 esimest osa nagu väga ei tõmmanud. Võib-olla seega, et me ise ehitasime nagu konteinerid ja siis see korterit oma tundus nii igav ja nii easy. Aga nüüd ma ei teagi, mitmes osa see praegult on, mingi 5, 6. Issand, ma ei teagi, aga ühesõnaga nüüd mõtlesin, et ma panen selle taustaks käima ja nüüd ma saan aru, et okei, neil on ka ikkagist, tundub, et nüüd on läinud seal ka ikkagi väga kiireks ja väga raskeks. Ja mul oli lihtsalt siuksed flashbackid sellest ajast, et nii veider mõelda, et me olime seal nagu 3 aastat on möödas ja ma lihtsalt nagu mul tuleb, kui nad räägivad seal asju ja käivad seal üksteise seal korterites jutustavad, siis mul nagu tuleb nii palju asju meelde lihtsalt. Et jaa, nii huvitav on vaadata seda. Aga ma räägin siis korraks sellest praktilisest nädalavahetusest, mis mul siin oli. Põhimõtteliselt see kestis siis nii laupäev kui pühapäev. Ja see oli ka siis see põhjus, miks ma tulin sellel korral nagu veits kauemaks siia Eestisse. Et lihtsalt nagu full täispikad päevad vaata. See oligi mingi enne 9 veits hakkas ja mõlemal päeval 6 sai läbi. Tallinn CrossFit seal kohas toimus. Ja no nii asjalikud päevad, et seal meil käiski nagu mitu erinevat lektorit läbi, 2 erinevat füsioterapeuti ja kas oli 3 erinevat treenerit. Ja no nii asjalik, et nad nagu rääkisidki igasugustest, ma ei tea, tegime igasugust harjutusi läbi, nad näitasid, mida jälgida kõrvalt, mis on õigesti, mis on valesti. Ja siis meil oli nagu grupid ja me saime kogu aeg vaadata nagu üksteise kõrvalt, et okei, et näed, sul peaks seda kohendama ja siis kohendasimegi kohe või siis nagu meid vaadati. Ja siis see lõpuks oligi nii, et me pidime laupäeva õhtul siis pandi meid paari ja siis me pidime paarilisele järgmiseks päevaks nagu ühe treeningu ette valmistama ja siis pühapäeval ehk siis eile siis viisimegi need treeningud ka läbi ja ma ütlen ausalt, selle pühapäeva õhtu lõpuks nagu lihtsalt nii palju oli enesekindlust, et nii nagu siuke ma tundsin kohe, et ma nagu omas elemendis, kui ma otsin seda trenni ja hästi nagu seal pandi proovile ka, et seal oli nii, et nagu trenn hakkas minutis ja siis kes seal siis seda kursust läbi viis, siis ta ütles, et nii, nüüd on siuke ootamatu olukord, et klient jäi sul 15 minutit hiljaks ja tunni aja asemel sa teed talle hoopis 45 minutise trenni. Ja siis sa pidid nagu kohe seal koha peal kohandama seda, et see on nii äge lihtsalt nagu see pannakse konkreetselt räigelt proovile seal lihtsalt. Et ülimad emotsioonid ja nüüd põhimõtteliselt mul ongi nii, et mul on 1 eksam on mul tehtud intensiivpeetes ja nüüd mul on siis 1 eksam veel teha, praktiline eksam siis. Ja seda soovitatigi peale praktilist nädalavahetust, ehk siis nüüd, kui ma Hispaaniasse tagasi lähen selle nädala lõpus,
siis ma alustan selle teise eksamiga ja teen selle ära, ehk siis põhimõtteliselt peaks ütlema, et 2 nädala pärast mul peaks nüüd kõik tehtud olema, kui kõik hästi läheb ja see eksam mul edukalt läbitud saab. Ja jah, ei põnev, aga ma ütlen räigelt väsitav, et sellepärast ma olengi nii väsinud, et ikkagi nii pikad päevad olid. Ja eile õhtul ka ma oleksin tegelikult jõudnud ju minna Zumbasse ka õhtul, et kell 7 hakkab, 6 aeg meil see läbi, aga lihtsalt ma tundsin, et keha on nii väsinud ja ma ütlen raseduse ajal eriti lihtsalt, ma tunnen, ma olen nagu väike laps, kes väsib nii kiiresti ära, isegi pidasin hästi vastu selle nädalavahetuse, ma ütlen teile, isegi läks hästi, aga ikkagist nagu see lihtsalt see väsimus on nii teistmoodi ja ma oleks eile üleeile tahtnud ka mingi lõunaund teha seal umbes on ju, et ja siis ka tegelikult ega eilne ka ma magasin ikka 8 tundi sain täis, aga ma tundsin ikka nagu väheseks ja täna ka justkui tuli see 8 ära, aga ikkagi jäi väheseks, et nagu sügava tund on vaja nagu täiega ja ma ei teagi, kui võib-olla ongi selline hästi nagu ülestimuleeritus, ikkagi seal on nii palju, kõik on uued inimesed minu jaoks, tutvud täiega paljud uute inimestega, eks ju, seal nädalavahetusel seal täiega suhtled, kogu aeg suhtled ja teed nii palju uut infot, siis see nagu ongi nii ülestimuleeriv ja nii koormav lõpuks vaata. Nii oluline ka, eks, aga lihtsalt, et siis lõpuks ongi see puhkepäeva vaja ja mul on nii hea meel, et ma tänase päeva jätsin täiesti vabaks endale, et lihtsalt ei jaksaks minna täna kuskile, et õhtul ma lähen küll trenni, lähen Zumbasse, aga see nagu, siin on nii kaua aega, see hakkab alles peaaegu kell 8 õhtul, et selles suhtes ma nagu sellega üldse ei pabista, et täna lihtsalt võtangi aja ise endale, mingeid asju siin kodus küll filmin, teeks paar kadarpiku retsepti näiteks filmiks ära ja paneks selle intensiivpeete praktilise nädalavahetuse video kokku, aga nagu muid asju, ma ei tea, lihtsalt jalutan, lihtsalt chillin, lihtsalt söön, lihtsalt olen, teen lõunaund ja õhtul lähen trenni, et mul nii hea meel, ma ette natuke mõtlesin sellega, et lihtsalt nagu keter sa ei jõua nii palju vaata, et pead puhkama ka. Nii et see on märk sulle, kui sa ei võta mul aega puhkamiseks, siis lihtsalt võta see aeg nagu, ma ei tea, kui ma täna edasi oleks rassinud mingi täna täiega tööasju endale ette pannud, siis ma oleksin ennast pooleks rapsinud tõesti. Et selles suhtes hästi oluline on see puhkemoment endale ikka võtta. Teatagi imelik on vaadata iga päev oma keha lihtsalt räigelt muutumas. Nagu reaalselt esiteks on ju, punju, eks ju, see isegi, ma ei tea, ma olen harjunud. Aga mis kõige veidram on see, et mul on hakanud rasva kogunema jalgadesse. Nagu, ma olen suht kindel, et teised ei saa sellest aru niimoodi. Aga ma ise näen seda ja eriti veel ma just vaatasin intensiivpeete neid eilse praktilise nädalavahetuse videoid, mis ma olin teinud. Ja no lihtsalt nagu imelik on ennast kõrvalt vaadata, kui ma välja näen. Ja kõige veidram, mida ma ei mõelnud üldse, on see, et seljale koguneb ka täiega lihtsalt nagu, ilmselt jälle te ei saa aru sellest, aga lihtsalt koguneb rasva. Ja ma mõtlesin, mis värk sellega on. Okei, ma tõesti söön natuke rohkem kui enne, aga ma ei söö nii palju. Ja ma ei ole tegelikult üldse nii palju juurde võtnud, ma olen nüüdseks, ma arvan natuke üle 5 kilo, et siin nädal tagasi ma olin 5 kilo juurde võtnud, tänaseks võib-olla 5,5 on ju. Ja lihtsalt ma guugeldasin, et ongi see, et rasedate nagu keha kogubki rasva selleks, et lihtsalt nagu imetaval emal oleks nagu mingid varud olemas põhimõtteliselt igaks juhuks. Et ongi, see on loomulik, aga ma ei teadnud seda enne. Aga no muidugi liigne rasva kogumine on juba liigne söömine lihtsalt. Ja muidugi võib ka vett hakata täiega keha kinni hoidma, kui meil Hispaanias see hullult palavaks läheb. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile, enne kui ma jalutama lähen, ma näitan teile, mis beebi asjad mul olemas on riietest hetkel. Kes mind võib-olla Instagramis ja TikTokis jälgib, siis see on juba näinud neid asju, aga kes ei jälgi, siis te ei ole näinud neid asju. Ma tellisin põhimõtteliselt siis Facebooki kaudu ühe naise käest kassitäis beebipoisi riideid ja siin on reaalselt üle 40 asja ja ma sain need 30 euroga pluss saatmine mõni euro juurde.
ja ta lihtsalt postitaski vist august 2026 gruppi, et tal on nagu päris palju beebipoisi riideid, kes tahab osta. Siis ma kohe kirjutasin talle, ostsin, nii et põhimõtteliselt tänu sellele on meil nüüd enamus riided olemas, mis on veider. Aga enne kui ma näitan selle kasti sisse, siis ma näitan, mida ma ise ostsin. Siin paar päeva tagasi ma käisin uuskasutuskeskuses, seal olid kõik riided -50%. Nii et ma sain need riided siis mingi euro, midagi umbes nagu selles suhtes tükk. Üks on nii nunnu siuksed sinised traksipüksid. No nii nunnu lihtsalt. Ja see oli ka natuke suurem suurus. Ma enam täpselt ei mäleta, mis suurus see on peast. Minu arust oli 2 kuud alates, midagi sellised. Okei, ta on kuni 3 kuud. Et mulle tundub ka see natuke suurem, et ilmselt saab seda ka natuke kauem kanda. Et ma üritangi natuke selliseid suuremaid asju nagu varuda, sest et me ei tea, kui suur ta tuleb, on ju. Ja no pigem nagu suuremaid asju ta saab kauem kanda kui väiksemaid asju. Siis ma ostsin sealt ühe siukse podi lihtsalt sellepärast, et ta oli nii mõnusast materjalist ja nii korralik. Ma tean, et ei soovitata väga neid ülepea podis, mul on nii palju kirjutatud sellega seoses. Ma tean seda juba ammu, et see nii on, aga mul paar tükki on ülepea podid ka ja see on, ma arvan, väga okei. Lihtsalt peast enamus ei oleks. Nii, siis meganunnu pusa, sest ma mõtlesin, et ta sunnib meil küll augustis on ju, aga tegelikult ju juba siuke ütleme, ütleme niimoodi, et võib-olla isegi septembris juba läheb vaja, et paned talle ikkagi õhtuti peale selle ja see on nii nunnu, siin on need mõmmi, need väiksed nunnud kurvakesed ka. Et siis ostsin ühe lukuga siukse kampsuni ka talle või pusa ja siis ühe lihtsalt sellised nagu, ma ei teagi, need on ka nagu põhimõtteliselt siuksed lühikesed püksid, pükskostüüm tükk, et siin all on podi ja siis saab selle peale visata talle. Või siis kui väga põlev on, siis lihtsalt selle. Et täiega nagu siuksed, minu arust need on nagu siuksed iseloomuga asjad, et nagu midagi tahtsin ise ka ikkagi valida, et selles suhtes, see kast on nagu väga tore ja väga hea, aga no olgem ausad, ma ei ole saanud ühtegi asju tegelikult ise nendest asjadest valida poes otseselt nagu olles. Et ma ikkagi tahtsin niimoodi ka. Ja siis mul on üks pidžaama veel, seda ma kahjuks näete ei saa praegu. See on siis see pidžaama, mis me kinkisime mu vanemate, siis kui me teada andsime, et me võtame last. Ja siis on üks podi on mul veel Hispaanias, millega ma pildistasin siis, kui ma andsime soo teada Instagramis. Ja üks podi on siis, kui ma ütlesin Kasparile, et saame beebi. Nii, aga nüüd lähme kasti asjade juurde. Siin on nii palju asju, et ma teen väga kiiresti. Esimene on siis siukene kampsun. Enamus asjad on kõik siis alates 56 suurus umbes. Aga on ka suuremaid ja on ka mõned väiksemad. Siukene Nike podi. Siis selline pikkade käistega podi. Siis selline nunnu pidžaamakene. Siis on sellised pikad dressipüksid. Siis on selline lummememmedega lukuga pidžaama. Siis on pikkade käistega podi. Mõmmiga pidžaama. Teagi, see on ka mõmmiga ja tähekestega pidžaama. Siis on kollane komplekt, kus on siis selline kollane podi pikkade käistega. Ja siis on ka pikad püksid kollased, nii nunnud. No kuidas püksid on nii nunnud lihtsalt. Siis on sellised pikestega kindakesed ja neid kindaid oli 2 tükki veel tegelikult. Siis on mustad dressipüksid tavalised. Siis on veel üks pidžaama lukuga. Veel üks pidžaama loomakestega. Üks pikkade käistega podi veel. Siis on veel üks pikkade käistega pidžaama. Veel üks pikkade käistega pidžaama. Siin on üks jänkukene. Veel üks pikkade käistega pidžaama. Pidžaamas on hästi palju, mis on väga hea. Siis on üks jälle ülinunnu komplekt, H&M-i komplekt, siuksed püksid. Ja siis siia juurde siis samasugune selline kampsun ka siis. Siuke viisakas härra, vaata. Siis on siukene mõmmipodi pikkade käistega. Pikkade käistega siukene viisakas särkpodi. Sellised püksikesed, alt kinnised. H&M-i siukene valge lühikeste käistega podi. H&M-i jälle lühikeste käistega podi. Mis oled nii selle mõmmi nimi öelda? Issand jumal, mis selle mõmmi nimi on? Reaalselt, mis selle mõmmi nimi on? Ei fokusseeri ära, aga mis see mõmmi nimi on? Mul ei ole meelde. Veel üks tavaline, lihtsalt valgete käistega lühike. Pikkade käistega triipuline podi. See on kollane mõmmi podi.
see on niisugune pikkade käistega triibuline podi. Miks te fokusseeri mul üldse täna? Reaalselt, kas ma olen terve aeg olnud out of focus või? Reaalselt ma loodan, et ma ei ole terve aeg lihtsalt mingi udukogu olnud siin teie ees. Nagu te aru saate, siis ma filmin praegu teise kaameraga, kui ma muidu filmin. Sest ma laenasin oma põhivlogi kaamerat vennale praegu. Nii. Okei, nüüd on fookus vähemalt. Sorry, kui kõik eelmine oli udukogu, aga pole midagi parata. Nii, mu kass tuli ka siia. Minu kõige vanem kass. Sofia Tamm on ta nimi. Nii. Ripuline podi. Pikkade käistega. Siis on mõnusad pikad dressipüksid. Alt kinni, mul tundub, need on suht väike suurus too. Veel ühed pikad püksid. See on siukene mütsikene. Siis on selline podi pikkade käistega. Siukene pluusikene. Siis on lühikeste käistega podi. Jälle üks lühikeste käistega podi. Mulle meeldib, et siin on väga palju lühikeste käistega podi, sest et neid meil ilmselt hakkab väga vaja minema, kuna tegu on suve lapsega. Lõvi püksid. Ilmselt tuleb ka lõvi tähtkujust laps. Lõvi podi. Võist võib vabalt neitsiga tegelikult tulla. Nii. Siis on siuksed viisakad püksid. Siis on unemütsikene. Lühikeste käistega. Viisakas. Peopluus. See on ju ka komplekt. Ma enne ei pandki tähele, et see on nagu komplektikene. Härra saab peole minna, ütleme nii. Peokostüüm on tal olemas. Ja siis on viimane siukene kombelaadne asi. Ma arvan, see on ka pidžaama. Ja siis on veel ühed beigid kindad ja veel ühed valged kindad. Nii et asju, kui palju selle 30 € eest ma räägin, tähega tasub hoida nende Facebooki gruppidel silma peal. Ma hullult soovitan Marketplace'il silma peale hoida, ma hullult soovitan hoida silma peal Vintadil. Ma olen Vintadist nüüd päris mitu asja tellinud. Eks ma kuskil järgmises vlogis teile näitan, aga ma tellisin ka, ma tellin vajalikke asju. Et ma nagu siukest, näiteks, mis ma arvan, mida me ei osta, on beebivann. Võib-olla ainult see, meil on nagu päris vann olemas, siis võib-olla midagi, mis saab sinna vanni sisse panna lihtsalt, et nagu lapsel nagu turvalisem oleks, aga nagu otsest beebivanni me ei osta. Siis ma arvan, mida ma alguses kindlasti ei osta veel, on see white noise, et ma tean seda nagu justkui soovitati, aga ma tegin nagu Instagramis siukse Q&A boksi ja see soovitati white noise'i, aga samas ka ei soovitatud white noise'i. Ja mis on minu loogika on see, et ma ei taha nagu last kohe harjutada, et ta magabki nüüd mul ainult white noise'iga, et ma tahaks näha, kas ta äkki suudab magada niimoodi, et tal ei ole seda ja nagu suht mingi igas keskkonnas see oleks ideaal, aga eks me näe, mis see nagu päris elu lõpuks on ju. Aga lihtsalt see, et võib-olla mul ei ole mõtet hakata kohe harjutama nagu siukeste asjadega. Et pigem tahaks, et ta suudaks nagu uinuda ka ilma selleta. Aga põhimõtteliselt vankari koostöö mul tuleb varsti, täiega äge. Ja ka turvahalli koostöö ja siis meil on beebimonitor meil on olemas ja ma tellisin Vintadist siis paar erinevat siukest nagu asja, mis on nagu full mingi kottonist ja see on mingisugune Hollandi bränd, kes nagu ise toodabki kottonist mingeid beebi asju, et need ongi mingi, ma ei tea, mingi beebirätik ja siis mingi beebise wrap, kuhu sisse saada wrapid, et kui ta pesus tuleb või siis mingid pidžaamad full kottonist, nagu mitte need pidžaamad, mis ma näitasin siin, vaid nagu siuksed, mis on nagu mässite ümber sinna, ma ei tea neid nimesid, ma ütlen teile, et saate aru küll, mida ma mõtlen. Ühesõnaga, ma olen hästi palju asju nüüd siin Vintadist ostnud ja üldsegi ma olen nagu hull siukene nagu teise ringi toodete austaja, eriti asjadega, mis kuluvad nii kiiresti, mida sa saad nii vähe kasutada, nagu laste asjad reaalselt. Öelge mulle, nagu kui kaua teie laps näiteks oli mingi 50 riietes, nagu ma olen kuulnud, et ei olda väga kaua, et lapsed lihtsalt kasvavad nii haigelt kiiresti. Ja ma mõtlen, et need riided ka, no vaadake lihtsalt, see on nagu, need on nii korralikud, need on täpselt nagu uued, aga need on nagu teised ringilt ostetud, et ma ei tea, võib-olla mõned asjad isegi siin on sellised, et laps ei jõudnud kandagi, on ju. Et täitsa võimalik, et meil endal läheb ka nii, et laps ei jõuaks mingeid asju kanda. Et seda enam, ma ütlen, seda ületarbimist on nii palju ja lihtsalt ongi see, et nagu miks ma peaksin ostma talle need asjad kõik
täiesti tutikatena, kui ma saan osta need nii palju odavamalt teiselt ringilt ja ülikorralikud ja need kindlasti 100% kõik asjad, mis jäävad ülikorralikuks, ma müün samamoodi edasi hiljem Vintedis, on ju. Või Facebook grupis ma veel kujuta ette. Et selles suhtes hoiame nagu asju teisel ringil ja niigi elu on läinud igal pool nii kalliks ja laste saamine, kõik räägivad, on mingi kallis asi, on ju. Aga samas ma mõtlen, meil veel ei ole last, on ju. Aga ma mõtlen seda, et ma näen, kui palju asju meil on juba olemas ja kui vähe me on tegelikult siin alla pidanud raha panema. Lihtsalt tänu sellele, et on kõik teiselt ringilt tulnud. Et siis ma mõtlengi, et lihtsalt sa peadki nagu võib-olla hästi nagu nutikas olnud asjadega jälgima ka, aga ilmselgelt sa ei saa kõik teiselt ringilt osta mingi mähkmeid, sa pead ikka uue ostma, aga siis ongi nagu jälgida neid mingi pakkumisi, ma ei teagi, jälgida, kust on odavam osta ja lihtsalt nagu võib-olla ette vahepeal varuda, kui ongi mingid soodukad, et kuidagi nagu siuke hästi nagu targalt toimida, ma arvan, et see toimib ja mitte ka nagu üle tarbida asju, mitte üle osta asju. Et praegult ma küll nagu täiega hoian seda, et ma arvan, et rohkem meil asju küll väga vaja ei ole, võib-olla paar asju, kui ma kuskil näen paar riideasjad, mis lihtsalt meeldivad kuskil uuskasutuskeskuses, siis ma ostan, aga nagu üldiselt meil on ju kõik olemas, et mis ma ikka siin nagu üle võtan neid asju. Nii et jah, ma ei tea, siuke suureks lobaks läks ära siin praegult, aga ühesõnaga saite näha, mis on meil olemas hetkel ja ma ei tea, ma olen nii rahul, ma sain nii korralikud asjad, nii hea hinnaga. Mulle nii meeldib see, mul tekitab nii palju tuhinat see, kui ma saan nagu head hinnad teiselt turult kuskilt, korralikud asjad, mida vaja, et mul on kohe nagu nii nagu hea meel on kohe seda raha kulutada, sest kuulge, kui sa oleme ausalt, kui sa oled poodi 30 euroga, davai, ma ostan nüüd oma beebile riided, kui palju sa saad asju 30 euro eest kuskilt poest, reaalselt nagu mingi paar asja ainult, on ju, mul on siin terve kassi täis, et täiesti minu jaoks on nii pointless osta ainult uued riided, kõik ainult uued asjad. Et juba isegi tead, kui sa oled isegi väga rikas, siis ikkagi tundub pointless, sellepärast, et nagu raiskamine. Kui nüüd on põhimõtteliselt uued asjad, mida mina saan teised ringid, siis miks ma peaksin nagu veel rohkem siia maailma kuidagi nagu aitama juurde toota lihtsalt nagu ületarbimist, et nagu ise üle tarbida ja lasta nagu, sellel ei ole mõtet. Lihtsalt ei ole mõtet. Ühesõnaga, räägitud sai nii palju, jälle see fookus. Räägitud sai nii palju, aga on aeg minna jalutama ja siis on mul aeg lõunasöök süüa. Leidsin eile Prismast sellise valgupudru ja saate aru, kui hea see oli või? See oli lihtsalt parim asi, mida ma olen avastanud viimaste mingi, ma ei tea, mõne kuuga. Et lihtsalt nii maitsev, nii et kui Prismas näete sükst asja, ma ei tea, kas mujal müüakse Prismas oli, siis väga soovitan. Täiesti nagu magustoid asendus ja üldse mingid valgumaitset midagi juures ei olnud. Praegu metsas lihtsalt nii ilus. Ilusad rohelised siuksed lehekesed juba hakkavad tulema. Ma enne tegin lõuna hoopiski suht kohe ära, kui ma selle riiete klippi lõpetasin, siis ma sain aru, mul oli hommikusöögist juba 4 tundi möödas, mis on nagu päris pikk vahe juba. Väga pikemat vahet ei tahaks lasta. Ja siis ma lihtsalt peale seda proovisin magada, sest ma olin nii väsinud. Ja ma ei tea, mis värk oli. Aga täpselt nagu ööselgi, nii ma ka täna päeval lihtsalt ei suutnud magada. 1,5 tundi põhimõtteliselt, võib-olla ma korra jäin magama, aga suht lihtsalt 1,5 tundi nagu olin voodis ja lootsin, et ma jään magama. Aga võt, läks nii, et ei jäänudki. Oh my god, kus ma hüppusin praegu. Mingi puuga täiega krõksusin. Ühesõnaga, kell on 4 ja mul on vaja sammud ära teha. Siis ma käin poes, ostan asjad, et filmida paar kadarblikku videot ära. Aga nii mõnus on lihtsalt siin metsa all jalutada. Meil Hispaanias siukse metsasid ei ole. Ja ma olen näost ka nii paistes, hästi ebareaalne kui paistes ma olen.
lihtsalt see, kui sa oled paar ööd veits magamata, ma ei tea, kui ma välja näen, kui laps veel ära sünnib, kui paistes ma siis veel olen. Täiesti kohutav lihtsalt, et nagu mis asja. Ilmselt, ma ei tea, kas võib-olla mul on tekkinud nüüd see mingi pregnancy face, aga ma ei tea, ma ei tunne oma nägu ära ühe sõnaga enam. Täitsa õudne kohe nagu vaadata ennast, et täitsa ebamugav on filmida, kui ma täitsa aus olen teiega. Aga lihtsalt teen seda, kuna kunagi tulevikus on ka endal tore tagasi vaadata ja ma tahan teiega jäädustada seda kõike siin. Aga ma ei tea, mis seal unega teha, lihtsalt ei suuda magada inimene. Tal on aega, et magada, aga ta ei suuda magada. See on vist ka mingisugune rasedus, mingi teema, et see mingi, mul oli mingi aeg tegelikult suht pikalt nii, et mu uni oli häiritud. Suht terve esimene trimester oli uni häiritud, mitte seepärast, et mul oleks paha olla olnud, vaid lihtsalt, nagu mul paha olla ka, aga öösiti niimoodi paha ei olnud. Aga lihtsalt nagu ei suuda magada. Ja kusjuures nagu nüüd tagasi vaadates, siis see oli ka minu üks esimesi nagu sümptomeid. Et enne kui ma positiivse testi sain, et lihtsalt uni oli nagu väga veider, nagu ma olen siuke pikk magaja olnud, aga lihtsalt siis ei suutnud magada nagu pikalt, et imelik. Issand, aga ma lõpetan selle klipi, kuulan edasi oma podcasti, mida ma väga soovitan. Nel Hint kunagi tegi Pere ja kodu podcasti Delfisse. Ja kuulangi seda, see on väga hea podcast, väga head eksperdid on sinna valitud, et mulle siuksed baby podcastid meeldivad, kus on eksperdid rääkimas. Vot, aga naudin seda rohelust siin, mega ilus on. Ja ma lihtsalt hingeldan täiesti rahulikus rütmis kõndides. Tavaline. Nii, vahepeal harva tuleb mul ka mingeid veidraid kreivinguid. Praegult lihtsalt täiega kreivisin neid viinereid. Ja ausõdes koopis on ta valik viineritele või nagu oli valikut. Aga neid, mis ma kunagi Rimist sain, kus reaalselt lihaprotsent on ülisuur ja jamakaid ka nagu põhimõtteliselt üldse sees ei olnud, siis neid siin ei olnud kahjuks, mida ma tegelikult lootsin, et on. Aga oh my god, ma pole nii ammu viinereid söönud, Hispaanias ei müüda kõiksuguseid viinereid, nii et oh my god, ma olen nii excited. Üldse ei viitsinud minna, aga näed, 5,5 kilomeetrit tehtud.